Meie muusikalisel laval on nüüd koha sisse võtnud Kodavere duo koosseisuga Mikk Kirikal ja Ergo Hart Västrik. Palun mehed, mikrofon on teie. Tere! Meie Kodavere duoga laulame teile laule Kodavere keeles. Ja üks esimene laul ongi sellest, mis on inimesi läbi aegade huvitanud, kes ja kellega kus magab. Koes lätsi, koes lätsi, koes lätsi eemä magama, koes lätsi eemä magama, eemä lätsi, eemä lätsi, eemä lätsi ahju peale magama, eemä lätsi ahju peale magama. Koes lätsi, koes lätsi, koes lätsi ise magama, koes lätsi ise magama, ise lätsi, ise lätsi, ise lätsi emä juure magama, ise lätsi emä juure magama. Koes lätsi, koes lätsi, koes lätsi venda magama, koes lätsi venda magama, venda viiri, venda viiri, venda viiri varju alla vankuri, venda viiri varju alla vankuri. Koes lätsi, koes lätsi, koes lätsi õde magama, koes lätsi õde magama, õde lätsi, õde lätsi, õde lätsi taha kambri magama, õde lätsi taha kambri magama. Messi piila, messi piila, messi piila auke õven, messi piila auke õven, piila auke, piila auke, piila auke aame aia peale, piila auke aame aia peale. Nii, et jah, see oli siis üks vana rahvalaul Kodavere murrakus, siit koha pealt üles kirjutatud 100 aastat tagasi. Ja teiseks looks me siin hommikusse teeme Mari Vallisoo sõnadele kirjutatud laulu. Mari Vallisoo kirjutas ka Kodavere murrakus, selles Kodavere keeles oma luulet. Ja see tema lugu siis räägib sellest probleemist, mille ees on pea iga inimene. Eriti naised, kui tuleb pidu või nagu täna nagu jaanipäev. Mida siis selga panna? Lähes Siilava keriko, lähes vai kabeli aida, vai lähes Mustvede luodale, lähes kas vai pidole, palale või randa, vot siis lähes pidole. Põlemes selga panna, vot siis lähes pidole. Põlemes selga panna, undruk viil puha pooleli, ega põle viil kangaski, vaja viil kangaspuid jääda, lõng viil kidrata kosasuad, vot siis lähes pidole. Põlemes selga panna, vot siis lähes pidole. Põlemes selga panna, enne lammas viil niita, talleke vähe võevetu, jalad viil evät kanna, jalad viil evät kanna. No vot siis lähes pidole. Põlemes selga panna, vot siis lähes pidole. Põlemes selga panna, vot siis lähes pidole.
põlemes selga panna. Vot siis lähes pidole, põlemes selga panna. No nii. Aitäh teile selle muusikalise etteaste eest. Me tegelikult kuuleme ühte lugu veel, aga kuidas sündis Kodavere duo selline muusikaline koosseis? Kodavere duo sai kokku Kodavere pärimuskeskuses. Nüüd juba 5. aasta tegutseb vanas Pala vallamajas Kodavere pärimuskeskus. Me siis täidame seda väärikat hoonet uue sisuga. Meil on seal mitmed näitused. Meil saab seal erinevaid sündmusi korraldada, kontserte oleme korraldanud, töötubasid, pärimuskultuuriga seotud erinevaid sündmuseid. Ja siis üks meie tegevusvaldkondi on ka siis Kodavere keele elavdamine ja just selleks on siis ka Kodavere duo kokku kutsutud või Kodavere duo sündinud, et sinna meile pärimuskeskusesse tulles tahetakse ka Kodavere laulda kuulda ja Kodavere keelt kuulda ja siis... Me alustasime kohe samal aastal vist ka. Just, nii 2019 Kodavere pärimuskeskus loodi ja siis sellest ajast saadik oleme. Ja see nimi sündis ka vist niimoodi kuidagi orgaaniliselt, et lihtsalt keegi hakkas kutsuma, et ega me ise väga ei mõelnud selle peale. Kui palju on neid inimesi, kes Kodavere murrakus rääkida oskavad? No ega sellist väga peent loendust pole läbi viidud, aga kõhutunde hinnangul võib-olla 30–50 inimest on veel neid, kes oma lapsepõlves seda keelt kõnelesid ja praegult ka veel hästi oskavad seda kõnelda, aga muidugi neid see on selline vanem põlvkond, 75+, aga neid keskealisi on, kellel on passiivne keeleoskus, neid on kindlasti rohkem. Kas lastele ka seda keelt edasi antakse ja õpetatakse, et Võrumaal küll juba lasteaedadessegi tuuakse see õppe sisse? Siin praegult seda sellist kooliõpet või lasteaedades ei ole küll, aga me oleme pärimuskeskusega korraldanud Kodavere lastelaagreid. Lastelaagreid on siin korraldatud juba varem, ligi 20 aastat, et siis sellise huvitegevuse raames seda keelt on siis ka lastele õpetatud ja samuti siis näiteks Assikvere külateater on nüüd juba üle 15 aasta iga suvi teinud sellist kodaverekeelset näitemängu ja seal ka lapsed löövad kaasa, nii et on ka nooremaid, kes... Ja Kodavere keelel on ka enda aabits olemas, mida lastele siis esimene klassi lastele Liivi muuseum andis välja ja lisaks aabitsale on ka töövihik, tüüruamat, nii et täitsa lapsed saavad õppida, kui neil huvi on selle vastu. Järgmisel aastal, ma tean, Tartu 2024 kultuuripealinna raames toimub Kodavere laulupidu. Rääkige sellest ka natuke täpsemalt. Kes sinna oodatud on, kas laulda saab ainult Kodavere keeles või kuidas see kõik välja hakkab nägema? Jaa, laulda saabki ainult Kodavere keeles. Selle otsuse me võtsime vastu, et me ei tee mingit segu. Ja see kuupäev oli... 2. juuni. Teate küll seda Curly Stringsi lugu Saada pruuniks 2. juuniks. Just. Ja võib-olla kuulete ka seda lugu Kodavere keeles. Ja, see lugu on väga popp Kodavere noorte hulgas, seda saab laulda väga hästi ka Kodavere keeles. Sa ütlesid, et võib-olla tegelikult, kui on laulupidu, siis peaks juba proovid käima ja laulikud lauljatel käes olema. No meil on veel aasta aega ja laulik on koostamisel, meil on juba esimene valik lauludest tehtud, nii et sügisest lähevad lahti proovid. Et meil on ikka selline nagu igamehe laulupidu, kus on ka koorid, me ootame sinna meie vallas tegutsevaid muusikakollektiive ja ümberskaudsetes valdades ja ka mõni kaugemalt koor kindlasti tuleb meile, kes on nõus nüüd kodaverekeelseid laule õppima, aga me pakume ka võimalust siis kohalikele inimestele tulla, et kõik saavad selle lauluraamatu, nii et ka rahvas saab kaasa laulda, et see ei ole ainult nii, et ühed on laval ja teised on siis seal publiku hulgas, nii et see on selline suur rahvapidu. Ja selle kohta informatsioonid on asjad Tartu 2024 ürituste raames? Just, 2024 Tartu kultuuripealinna kogukonna programmi me kuulume, baasinfo on juba kodulehel olemas, Facebookis igal pool leiab selle kohta info, nii et ja varsti tuleb kindlasti ka rohkem juttu sellest nii siin kui seal.
Mikk, sa oled lavale kaasa võtnud ühe väga erilise pilli, sellist pilli mina küll ei ole näinud, kui sa siit väravast sisse tulid, siis ma mõtlesin, et oi, väga tore aksessuaar on kaasa veetud, aga pole mitte ainult aksessuaar. Jaa, selle me leiutasime nüüd paar kuud tagasi vist isegi, mitte rohkem. Võib-olla natukene rohkem, jah. Aga kuna jah, Kodavere kihelkonnas oli vankrirattaste tegemine väga tähtis ja väga auses nii-öelda, siis ja Kodavere duo seal kõlab ka just ka nagu Kodar ja nagu nii edasi on ju, siis see on meil kodarpill, me leppisime sellest paar päeva kokku, et ei ole kodapill, vaid on kodarpill. Ja siit, see on veel arenduses täiesti, siin on tegelikult väike keelekene, saab erinevaid sounde saab siin teha selle. Kutsume seda fantaasiapilliks. Tervitame Silver Seppa, kellelt saime inspiratsiooni natukene. Oleme saanud inspiratsiooni, jah. Kuidas näeb teie jaanipäeva õhtu nüüd välja? Kas te olete kuskil laval või ikkagi saate ise seda pidu nautida? Minul on selline traditsioon, et ma kutsun alati kaugemaid ja lähemad sõbrad endale külla, nii et meil on siuke, keda ei ole tükk aega näinud, siis on see üks kord vähemalt aastas, kus me kõiki sõpru näeme, nii et me olen kodus. Mina olen ka kodune, mul tulevad ka naabrid külla, sugulased, lapsed jõuavad siia, et meil on, tähistame koos abikaasaga sünnipäevi täna ja homme, nii et meil on 2 peale kokku 100 täis, nii et meil on ka selline tähistamine. Palju õnne minu poolt. Aga me kuuleme nüüd ühte lugu teie poolt veel, juhata see sisse. Jaa, et kuna me oleme siin loomapargis või hobitalus, kus on palju loomi, siis meil on üks vana laul, Anna Lindvere või Leida Laasmaa lauldud laul 60-ndatest, mis on tegelikult sellised hundisõnad, millega hoiti omal ajal hunt eemale. Ma arvan, ka siinsest loomaaiast on hea hoida hunt eemale, nii et me teeme ühe sellise natuke naljalauluks keeratud hundiloitsu. Aitäh teile ja ilusat jaanipäeva! Aitäh! Laulge kaasa! Uuriari, 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 hunta palju, unta palju, taredaga, tonta palju, taredaga, tonta palju. Läksin unta hurjutama, taga läks tare põlema, läksin tulda kustutama, hunt vis suure hoina ära, uuriari, 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 uuriari. Uuriari, 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 hunta palju, taredaga, tonta palju, saada naisel lapsi palju, perepojal püksa palju, talupojal tüüda palju, kurjal härral käppa palju, vaesel rahval valu palju, kurjal kukkel kanu palju, kamreõtsan kasse palju, uuriari, 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 uuriari. Uuriari, 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 uuriari.
uuriari, 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 uuriari. Jah,